nii. Lööginupuga võtad vahelt, on ju? Lööginupuga nagu teed tackli vahelt võtad niimoodi, et sa seisad nagu passile ees. Ja kõrgeid palle saad niimoodi, et paned ükskõik nagu kas seda kuradi seda nuppu või seda nuppu, et peaga kuhugi läheks. Kui sa oled oma poole peal või viimasel enda kolmandikus, siis lööginupp on clearance. Lööb suvalt lihtsalt nahku selle palli. Ja kui on üks ühele, siis selle kuradi väravavahiga tuuled välja selle läbisöödu nupuga. Kui sa seda peal võed, siis värav vahtub välja. Ok, aga siis saade käib ja... Tere tulemast! Oot, sul oli veel seda jooki või? Coca-Cola jooki või? On, ma olen toon. Palun. Ma tahaks ka. Kas saab, võib? Saab. Tere Joel. Tere. Mehed nägid Coca-Cola. See elu elatus. Chillin, nagu Willin. Tööd ja sporti. Pensionäri elu või? Ei ole. Kohe lähen edasi. Aga mehed! Oi. Tulime ka head ja paremat sõber Boltilt. Ja Bolt saatis selle värgi või? Jah, tulin ise niimoodi, võtsin. Mis sul on siis tead? Mis siin on siis või? Hakkame kohe vaatama. Saade käib ju meil ju. Aga ei, mul on tulevad 20 noorrakat tuleb Põhja-Norrast täna Tallinnasse poissmeeste pidu pidama. Aga olid, kui ma ise mängisin Norras, siis olid kõvad fännid nagu, käisid tatkal. Ja täna tulevad Tallinnasse ja siis meil hakkab pärast saadet hakkab esimese trenni ja siis nad tulevad otse lennujaamast. Ma ei tea, kas nad on, ma loodan, et nad on veel siis adekvaatsed, et tulevad otse trenni, tahavad kuttidega pilti teha ja Kalevi fännid otse Norrast või? No on ka Liverpooli fännid, ütleme siis, et kui ma loodan, et Klaavan peaks trennis olema, et siis peale trenni saavad Klaavaniga pilti teha ja võib-olla peale. Uhke värk. Ja 2 päeva Tallinnas, et selles tore. Kilekotiga tõid süüa või? Ja siin on mingid kraami, mis on tellitud siis siin pererahva poolt, aga Bolt Foods on toonud meile otse Hiiumaalt tuulehaugi. Assar raks. Otse Hiiumaalt tuulehaugi. Mul on väga ilus. Pereroa võib minema saata vist või? Vaatame vahele. Tervitused Timole siis Hiiumaale. Timo, väga tubli, hea töö. Väga hea töö. Ilus saak. See pane kõrvale. Pane selle kõrvale praegu. See ei huvita meid praegu. Seda võite ise süüa, kui tahate. Tulge võtke ka, kurat, see on väärt kaup. Muidugi suitsukala söömine ja konsooli pulli käes hoidmine, need on 2 sellised asja, mis on ideaalselt koos. See jääb nagu, vaata, läheb ajalukku see, et see ei tule maha. Ja täpselt. Pigem kulub ära. Kuule, võta ka. Rääkides, tšau, tere Laur. Rääkides Põhja-Norras, siis mul oli seal, kui mängisin 3 aastat, Troms on siuke saar, käisin ka kalal kogu aeg. Vaata, väike see Toyota Yaris oli rendikas. Aga sellel ei ole seda eraldi pagassiluuki. Siis käisime kalal ja ükskord juhtus nii, et kalad otsustasid, et läbi selle kilekoti lõhuvad kõik ära ennast. Nii. Ja terve pagass oli seda kala vedelikku täis. Aga kuna eraldi pagassi ei ole, vaata Yarisel, siis käisin iga nädal ostsin mingi kalapesuvahendeid ja kogu aeg, aga õnneks Norras võid jätta suht vabalt, nagu Põhja-Norras võid jätta auto lahtina. Pagass, aknad, kõik uksed lahti kogu aeg. Keegi ei varasta ju? Ei. Aga 2 kuud oli niimoodi, et ikka konkreetselt kala-ais on kogu aeg autos. Siia juurde kulub see ka ära. Sõbrakene, kus sina tunned mind alles? Oligi, istudki nagu kuradi mingi kalagaraažina, kala kuradi kaussi. Nagu läheks piiroja poole või? Jah, täpselt. Kuidas ta läheb selle kalabisnessiga? Ta vist päris professionaal või? Kuule jah, ta ikkagi püüab, käib siin seda, paar korda olen käinud sealt võtnud talt koha või mõni haugi, aga eks ta püüab seda hooajalist koha ja mis talvel püüab ka kuskil ja paneb võrgud sisse ja käib. Ta on Saaremaal või? Pärnus. Pärnus. Nüüd ta teeb seda ka see
mis need kuradi hübriidveesõidukid on. Nendega tegeleb ka veel, ehitab neid. Ta on mingi need propelleritega, need, mis vee ja maa peal panevad. Õljukid, vaat. Jube hea kala. On jah, kõik ta nagu... Mingi aeg käisin tal külas, siis ta tuli võrgu juhuslikult, noh, ikka Pärnus käid vahel helistad ja siis oli võrgus, oli ülge poiss oli sees ja... Surnud või elus või? Surnud. Aga eks me temalt selle... Omavahel mängisime Norras ka, siis jäin tema juurde, eks me temalt seal õppisin seda kalapüüki ja asja. Kui sul Põhja-Norras oli, sa olid siis, kui päevad olid jube lühikesed ka või? Jaa. Oli rõve või? Tead, oli talvine periood, kus me tegelikult pool ajast olime laagris ära. Ta nagu ütleme, Norras lõpeb hooaeg seal novembri lõpp, siis sa detsembri oled puhkad, on ja. Jaanuaris lähed sinna, oled mingi nädala seal täitsa, no aga siis on ikka Eesti talvest lähed, väga hullu ei ole. Vahet ei ole, meil läheb ka vara pimedaks. Lihtsalt pime. Aga Norra on, selles suhtes, et seal on lumi Põhja-Norras ja neil on hästi palju vist õlivi või seda pidi väga rikas, on ja. Et kõik on valgustatud. Igal pool on lambid ja valgustatud. Aga siis lähed laagritesse, siis me käisime laagrites, no mingi 2 nädalat ära, see nädal tagasi, see oli uuesti ja siis hakkab kevad. Pigem mina nägin, et probleem oli suvi. See on kogu aeg julmalt valge. Mul 3-kordsed kardinad. Lihtsalt kogu aeg on nii valge, nagu Eesti suvi on enam-vähem kuradi terve suvi, nagu kogu aeg nagu Eesti päev. Jaanipäev. Jaa, põhimõtteliselt ongi. Kogu aeg on jaanipäev. Vahet ei ole, sa ei saanud aru, kogu aeg on... Ma ostsin puidust kaardinad, siis mingid tume-mustad kaardinad ja veel need rulood ka ette. Et magamistuppa ei tuleks, vaata saaks sportlasena tahad puhata või välja magada. Nii valge, kui kott pimedaks saama täiesti. Tuleb sisse ja sealt ka läbi. Pidev valgus võib olla isegi hullem kui see pimedus on. Oleda midagi, pigem valgus on ilus. Valge jah ikkagi, aga noh. Näed asju. Näed asju, jah. Kaugele jah. Peale mängu lähed on ju kuttidega, lähed teed väikse õllepaaris ja tuled jalutad koju, kell on 2. Täpselt kogu aeg nagu mingi 4 kuud järjest. Aga noh, oligi teed väikse õlle ja kell on 2 äkki või? Norras käib niimoodi. Meil pandi kõik vara kinni. Need ju pannakse kõik vara kinni. Aga seal on see, et ei ole ime, kui augusti lõpp või mingi septembri keskel hakkab lund sadama. Järsku keerab ära. No jah. Ja siis jääb sadama või? Põhimõtteliselt. Ma olen alati tahtnud minna sinna kanti, pole veel nagu sattunud. Ma käisin ka seal, Rosenburg ei ole ka väga kaugel seal, see on ka põhjapoolne. Jalkaklubi on ka, eks. No mängisid jube hästi mingi vahe. Ma käisin kunagi UEFA Supercupi finaali vaatamas seal. Nii. Ei, lihtsalt oli nagu tore vaata minna peale mängija karjääri, lähed mängu vaatama. Kes seal mängid toona? Kurat, üks oli vist Sevilla. No ilmselgelt. Ilmselgelt, jah. Jah, ilmselgelt. Ma ei mäleta tõesti. Aga äkki oli Sevilla Real Madrid, ma arvan. Hispaania klubid päris palju mängisid neid. Sevilla... Mingi vahe oli need, jubedalt võitsid kogu aeg. Real võitis 3 korda järjest, on ja mingi Sevilla võitis ka 3. Ei, Sevilla võitis vist niimoodi, et mingi 1 aasta jäi vahele, nii et oli mis 10 aasta jooksul oli äkki 5 või 6 korda. Uskumatu teed, jah. Tundub küll, et Euroopa liiga nagu, et noh, ei ole nagu päris meistrite liiga, aga noh, niimoodi taset näidata, uskumatu. Ja homme on ju suur mäng, eks? Väga suur mäng. Homme väga suur mäng. Teil vist ei paku väga huvi, on ju? Toob pisara silma igal juhul. Igal juhul toob pisara silma. Aga äkki alustamegi sellest või? Sellest mängust või? Võime alustada. Igen on One Buttoniga ma näen juba eos, ütlen ära, ennetan probleeme. Ja, eks läks vastu või kuhugi.
no vau. See, joo jama. Ma siis olen Borussia, ma olen siis Real Madrid. kui tohib. Tohib. Meil käib mäng niimoodi, et Samast liigas või? kuidas? Samast liigas peab võtma või? Vastase. Ei. Meil käib mäng selliselt, et sa võiks võtta, me mängime mänge, mis on tulemas nüüd kohe, jah. Ehk siis meistrite liiga finaal on tulemas. Mille peale saab panustada. Ja siis see, kes selle mängu võidab, saab sama mängu peale panustada 2 sotti. Ja kuna ma sinuga korra siin tegin selle treeningumatši, siis ma arvan, et me anname sulle mingi handicapi. Ei, aga kui ma ei taha panustada. Aga sa ei tohi vist või? Ma ei taha, ma ei ole panustanud aastaid, ikka üle 10 aasta. Aga siis panustame sinu eest. Siis me panustame sinu eest ja võidud lähevad ühelapseliste perede toetuseks. Väga hea, sest ma tegelikult vist võin panustada isegi mingi Champions Liiga finaale või asju. Aga kuna ma olen spordiklubiga nagu seotud ja juhtkonnas, siis et pigem ei ole seda liini läinud, et ei ole ühtegi panust jalgpallil ikka väga pikki aastaid teinud. Noorte satsi särgi peal küll univett, aga ise nagu ei panusta. Jah. Mul ka. Rakul ka. Lähme mängu. Sa võid selle one buttoni ka ära vahetama, see vist käib kuidagi. Sealt altpoolt. Siit alt. Nii, korras. Klassik või? Jah, lähme siis sõitu. Mine kõigepealt paremale, jah. Ja nüüd lähme X-iga. Sorry, vabandust, ei olnud plaanis. Mul ka väga Coca-Cola hommikul. Kuradi, need püksid nagu ei ole liiga head nagu Väiksed või? Televisioonipüks, ei noh, selles mõttes ei ole väiksed, aga noh, vist... Imelik püks, jah. Äkki sa saad tõmmata selle poldi, selle kuubiku endale ette rohkem. Ei, kurat, ei ulata. Või selle rulli näiteks. Ka nagu imelik niimoodi, kurat. Ma ei tea, kuidas on. Meist ei kala just. Ja küll, X-i ja lähme. Nii. Veel X-i. Põmm, X-i. Oota, aga handicapi peaks ikkagi ette andma, kui Joorial 10 aastat mängib. Kuule... Ta ei taha panustada, ju. Jaa. Teeme ikka nii, et ärge andke handicapi. Seda ka ei hakka, jah. Et saan palju saada. Tegemist on ikkagi sportlasega. Võtame ikkagi nii. Oota, aga ma saan siis valida nüüd või? Jah. Spain. Ütlen ette sulle. Spain kirjutatakse vist. Jep. Sa oled kurat USAs elanud küll, sa peaks teadma, kuidas sa kirjutad. Näeb. Kuule, rääkisid, et lähed USAsse siin üle homme või? Kolmapäeval. No nii, mis seal toimub? Kuule, ma lähen noori skautima. Tuleb siuke Inglismaa ühendus on, kus me käime X-i. Noori skaudime ja siis samamoodi Chicago Fire'i spordijuhtkonnaga, juhatusega saame kokku. Et arutame natuke koostööasju, et oleme üritanud alustada, aga minu taha on jäänud, et ka pole aega olnud, et seal käia ja mingi aeg oli täitsa mul plaanis oli minna USA-sse, et teha koostööd, ütleme siis, et viia ka Eesti mängijad sinna või siis Skandinaavia või Balti mängijad ja MLS-i poole. See USA-s skautimine vist nagu väga tavapärane Eestis ju ei ole või? Ei, no ütleme niimoodi, et ega paljud USA klubid on juba ju, kui sa teate, et USA-kad on seotud Euroopa klubidega, samas on paljudel USA klubidel on Euroopa juhtkond või siis sportlik management. Chicago Fire'il on Šveitsi spordidirektor, Šveitsi tehniline direktor. Näed, see kõik on seotud. Aga omanikud on neil usakad ikka? Ja usakad, jah. Ei, nüüd on mingi Mehhiko vend, kusjuures see peaks jagama matsu küll. Kartellimees või? Ja. Seal oli, kui mina olin, siis oligi, ma tulin sealt sellepärast ka ära, et vahetati juhtkonda mingi vanem USA businessman ja siis vanem mingi USA businessman ja siis ta andis oma pojale, selle noorele kutile. See oli klubi, jah. Ja siis 10 aastat ei saanud play-offigi. Hästi manageeritud. Hästi, tõesti. See aasta ka ei saanud. Shakiri oli seal ja seal palju mingid
mingi Hollandi minu meelest mingi ründemees aga ei saa. aga kuidas see MLS-i nagu tase on tõusnud ka sinna aastatega? Ja ikkagi ütleme niimoodi, et väga professionaalsemaks läheb nagu. Seal on kõik eeldused olemas, sul on treeningtingimused, räägime jõusaalidest, mingit raha on kõvasti ka, ja raha on ka, aga ütleme laagrid ja treeningud, et mängijale sa ikkagi ettevalmistused teed ideaalsetest tingimustest korralike vastastega. Ega niisama ka ju kõik Euroopa tippklubid, Real Madrid ja Manjud ja Chelsea'd ja oi. Raku käis ka ju Liverpooliga käis New York Red Bullsi baasis, tegid suvel ettevalmistust. No mul oma seal varustajad värked nende baasis. Ja algselt oli vist mure oli see, et see keskmine ameeriklane sellest sokkerist nagu ei jaganud väga palju, aga see vist on muutunud ajas. Tõuseb. Täna on juba ülikoolides. Vaata, Ameerika jalgpalli räägiti kogu aeg, et number 1, eks. Täna on ülikoolides on see, numbrid on juba peaaegu võrdsed. Ja järgmine on ju USA ja Mehhiko. Ja öeldakse, et sellega sokker läheb mööda. Sest Ameerika jalgpalli on üks liigana. Ja kuskil mujal ei ole, aga sokker on kõik see kogu Lõuna-Ameerika ja... No sokker on nagu ägeda mõne. Jah, muidugi. On küll, ma olen koha peal vaadanud seda Ameerika jalgpalli. Ma olen proovinud juba üle 2 aastane aega, et jalka finaalile USAs saada piletid, enda ühe pojaga minna. Et ma olen juba requestid sisse andnud. Ma loodan, et ma saan minna, et võib-olla küsisingi ainult 2 piletit, et täitsa kus ma elasin, seal mingi paari miili kaugusel on MetLife Stadium. Jaa. Ja seal ma olen käinud vaatamas seda Ameerika jalkat ja seal... See Jetsi kodustaadion seal Jersey's või? Giantsi jõva, jah. Ja seal ma elasin 3 miiliselt nagu. Miilid. Kui me räägime Ameerikast, me räägime miilidest. Seal vaevad on teised vaja. Siis 5 kilti umbes, 6 kilti. Ja ma loodangi, et ma saan, sest tegelikult ju, ma tean, mul täna, vast ei ole pealelööki veel saanud. Täna mul on Täna mul on paljud tuttavad, kes tahavad nagu kuskile San Franciscosse või LA-sse või kuskile sinna poole mängule saada. Oi vittu. Oi, mis ma tegin. Aga juba on ammu mingid requestid sisse, mõtle ise, sul on see riik on juba 400 miljonit. Linnad on ka mingisugused 10 millised. Paljud need, kui suured need staadionid on seal Ameerika jalgpallis? No see MetLife on 100 kuskil, ma arvan, mahutab kuskil 90 midagi. Päris aus ju. Jah, aga osad on... Tublina. Õppinud ära. Paneb oli välisküljega. Kule, Juule Brandt, see ju paneb niimoodi, et tunne pealt ka sulle ära. Läheb ära järgmine hooaega. Läheb, jah? Ma ei tea. Kus ta läheb? Ta tegi pikema lepingu endale. Ise tegi. Ise tegi, tuli oma lepinguga. Näe, ma tahan sellist. No selge siis. Panin siin mõned sõnad paberile. Kuule, aga sellest ajast, kui sina mängisid NY City's, see oli siis mingi 10 aastat tagasi või? Mängisin New York Red Bullsis. Ja, sellest ma mõtlen lihtsalt linnas nagu. Ja, NY City's, jah. Sest City ju kuulub sellele kuradi, City NYFC kuulub sinna, jah. Aga et kas nendest tüüpidest, kui paljud neist tegevad on veel, kellega sina seal, ütleme, starting 11-is olid ja kus nad on ja kas sa jälgid neid? Ainult varuväravat. Et selles suhtes ma mõnega suhtlen ülejäänud on kõik ikkagi lõpetanud. Aga kuidas see varuse tase seal oli siis, kui sina seal olid? Et seal oli kindlasti ju noori tüüpe. Jaa. No ütleme, seal oli see, vaata USAs on see, kuidagi ma ütlen, et väärtustatakse neid homegrown playeris, et seal antakse mingi liiga poolt, on Adidas ka sponsoreeris, et MLS on siiamaani Adidas olnud ja kogu liiga. Ja siis on selline Adidase nagu youth programm, on ju. Adidas maksab lepingut kinni noortele ja siis on siuke homegrown nagu programm on ka, et mingid mängijad saavad palga nagu, et kuna nad on oma kodu sealt piirkonnast. Okei.
Inglismaal on ka sama teema ju, et sellepärast need Jack Grealishid ja asjad nii kallid on, et sul on vaja lihtsalt homegrown players eid. Aga ei, siin viimati mul hea sõber, kes oli peale mind ka vahepeal, kui Henri läksid ära Red Bullsi kapten, siis läks McCarthy, siis ta läks sinna Nashville'i. Nashville'i üks suur omanik on Reese Witherspoon ju. Davai. Et seal ju järjest tuleb neid. Snoop Doggil oli ka mingi steik kuskil sees vist või? Tal tütar vist mängib jalgpalli. Schoolboy Q tütar on ka mingisugune suhteliselt asjalik jalgpalli. Vaata, USA ja Kanada on ka seotud ju. Ja neil on naiste jalgpalli. Ja Steve Nash, vana kossulegend, tema vend ja tema ise on ka seotud vist selle Vancouveriga, et osanike ringis. Aga miks see naiste jalgpall seal nii teema on? Nad on ju jube head, vaata ma arvan, et raha on taga, promo ikkagi kuradi selles suhtes ikka show business on ju. Ja hästi palju USA naisi läheb Islandile mängima, saavad profilepingud. Täna just vaatasin see organisatsioon, kellega mina ka koostööd teen. Just eile jälle. Oi. Küllel nii valus. Külgrüügil on täitsa halvasti. Näeb kordust või? Ikka näeb kordust. Kollane kaart. Oi, ma oleks punast võib-olla näinud sealt isegi. No. Ei tea, palli mängis. Varbag lükkas palli oma poolele ju. Peaks varri üle vaatama. Seda venda ma olen ka näinud telekast. Koha veel pole. Kuule, kuidas väravat saab hüpata? Selle sooliga arvad enne lööki, nagu napilt enne lööki arvad, kuhu minek on. Kus sa lööd? Löögi suunas üles tavaliselt. Aga millega löön X-i või? Ei, lihtsalt hüppad. Oi. Korjatud. See on päris hästi ju saatesse isegi noortele näidata, et väravat võib ka tegelikult vahel päästa. Motivatsiooniminutid Joani veel. Tulge trenni, et ega Pontsiku paneme väravasse ja sinust on ka kasu teinekord. Õige Coca-Cola ja... Oota, sa koondisega toimetad ka midagi või? Ei. Ei ka toimeta või? Ei toimeta enam. No, olen toimetanud väga lühikest aega. Aga käisid ju? Ei, ma mõtlen, et see oligi hiljuti. Aga mis sa olid nagu maskott seal või? Ma olin nagu selline, ütleme, sain aru, et... Panid selle lõvikostüümi selga? Ei taha väga pikalt mingi hüpiknukk olla. Päris ülesanded ei antud kätte? Ei. Too vett ja... Mine mängi lastega. Mäng see läbi või? Ei, poole aeg see läbi. Ma mõtlesin, sa tead kord reegleid, vaata, et... Ei, ma mõtlesin, et... Poole ajal nagu vahetame pooli järgi. Lootsin, et see hea skoor jääb nagu. Viisakas skoor. Ega ma olen siin nagu poole gaasiga sõitnud ka olema ausad. Ja ma ju tean seda, Ma olen nagu kuradi, tahaks ka peale lüüa, aga vist ei saa. No sa kuidagi imelikult tallud ette sealt poole kuradi väljaku pealt. Joel teeb Joeli. Vasaku jalgne. Oled vasaku jalgne? Jaa, see on nüüd päris hea eelis, on ju, ega neid vasaku jalgseid nagu otsitakse taga. On, kus juures. Kui sa täna vaatad ka, otsid nagu tegelikult nagu, ütleme, puhast vasaku jalgset siukest, otsid ikka ka nõelaga taga. No see vasaku jalgse eelis on üllatusmomendis. Ideaalmaailmas ju tahaks, et oma klubis ka, et vasak äärekaitse ja vasak poolik oleks mõlemad vasaku jalgsed. Aga... Lihtsam nagu olla sender. No ütleme, valik on ikkagi... Valik on ikkagi väga väike. Meie Karol on ka ju vasaku jalgne. Jah. No tema mängib keskkaitset. Ja onu Erling... Ei, no tegelikult, sul oleks ju saad hakkama, aga sul võiks olla vasak keskkaitse, vasak äärekaitse, vasak poolik võiks olla... Vasaku jalgsed, Võiks, aga ei pea. Kohe paned alla, Riputad. Vist lihtsam on mängida, kiiremini nagu toimetada. Aga onu Erling on ka ju vasaku jalgne. Kes see? Erling Haaland. Jaa. Ma olen kuulnud, et mingid tüübid on mõlema jalgsed. Goal of the season, Puskas, tooge siia. Vaata seda poissi, Nii õnnelik.
ma olen mänginud koos, ma peaks tegelikult ülehomme olema oma sõbra Horvaadi pulmas Zagrebis. Aga lennud liiga kallid ja raske minna, et naise kutsutud, vaatasime, et rasked lennud ja kõik see, et ma järgmine nädal lendan kolmapäev USA-sse, siis Tundus mõttetu? No ma ei saan minna, et üheks päevaks minna lennata, ei olnud väga häid lende, kallid ka ja siis minna, võtta hotell ja minna ainult üheks nagu ööks sinna, et nad lähevad siis ka pärast ära. Kahju oleks rohkem aega, et ma USA-sse ei peaks minema. Oleks läinud ülehomme on pulm, Horvaat, mängis muga Tšehhis koos, Panik Ostravas, Milan Baros oli seal. Ei saanud aru, kumma jalgne ta on. Selle jaoks, kui küsisin, nagu ütles, et ma olen ikka parem, aga lõi mõlemaga siukest rõvedat langevat palli, söötis mõlemaga. Aga millest see tuleb, et see kumma jalgne sa oled? Loodus. Ma arvan jah, et mingi geenidest kuskilt tuleb, aga ega ei oska öelda. Paremakäeline. Mul on omal 3 poega, ma olen vasakujalgne ja kõik nad on paremaga. Lootsid, et mõni on ikka vasakuga ka? Ja kirjutad õige käega? Ei, vasakuga ka. Kõik täitsa vasak. Sul täitsa ühendus valesti? No ikka vasakule kuradi midagi juhtus. See on, loodusõnnetused juhtunud ikka. Seda peab juba küsima sealt, kes seal on mingi spetsialistid, doktorid. Ema käest peab küsima. Kas see vasaku jalgsus on siis reeglina ikkagi seotud selle vasaku käelisusega ka? Teagi nüüd. Mida sa teed? Ma ei usu. Teadusuuringuid on vaja siin. Ma ei usu ju, et pea on. Kirjutad ikkagi paremaga, aga taod peale vasakule. Imelik. Onu Noel Gallagher on oota, mis ta on? Ta on paremakäeline, aga mängib kitra nagu peegelpildis. Mida ta mängib? Kitarri mängib peegelpildis. Aga see on mingi imelik asi ka, vaata näiteks ma käisin siin, meil on Soomes treener on ja käisin üleeile temaga golfi mängimas. Ma olen vasakukäeline, aga mängin golfi nagu paremakäelised. Okay. Ma tihtipeale söön nagu niimoodi, et kahvel on paremas, kuidagi lihtsalt mugavam on. Ise muidu täitsa... Ja nuga pole üldse sinna. Ei tähendab vastupidi, et jaa, kahvel paremas. Ma vaatasin praegu sõid käega. Parema käega üldiselt. Praegu sõid kätega. Ja nuga reeglina ei kasuta üldse. Ei, no... Steak. Ei. Ühesõnaga põnev jutt. Mis käega sa sööd? Ja televaatajad veel kirjutage meile. Mis käega teie sööte? Aga Ostravas ja seal nendest, kellega koos mängisid, tegevmängijaid veel on? Jaa. Seesama Werder Bremeni Tšehhi number 1 väravat praegu EM-il, Jerzy Pavlenka. Koos läksime haiglasse ka ühest mängust, sellega on mul raamatus ka lugu, et temal hüppas Põrnoos käisime mängimas, tema hüppas posti, kiirabi vist tema ära. Vaata, see pandi kaela ümber, pandi see mingi lahas jah, või mingi see raam või mis kuradi asi see on. Mis on? Ei tea veel. Ja siis tema viidi ära ja siis 5 minutit hiljem minul löödi need kõik näoluud sisse. Ja siis ei olnud kiirabi. Ja siis ootasin kiirabi ja luud katki. 3 luud oli katkina. Oota küünarnukiga või mis sul toimus? Ei, ma läksin senderduse peale, nagu äärest lasti senderdus on ja. Läksin peaga lööma, tegin selle hüppe nagu ära ja siis mingi keskkaitse tuli, pani otsa esisega. Aga vaata, otsa esine on hästi tugev. No ikka saan talakorra. Otsa esine on hästi tugev on ja. Ja sellega... Pidid maski kandma pärast või? Otsa esin 3 kuud, kui 3 luud katki ja ootad kiirabi, lähed hulluks, no saad aru, sa näed, et sul on üks, läksin vaatasin peeglist ka nagu, üks silm on juba, kuradi luu on üleval kinni, kõrva juurest luu putsitab või kuradi pitsitab välja, siit kuidagi pitsitab ja noh ongi ja siis ootasin kiirabi. Kiirabist siis Jerzy Pavlenka, kes nüüd praegu peaks EM-il mängima ja Ostravasse tagasi läks, Slavia Prahas mängis Michal Friedrich. Aga ülejäänud on kõik vist juba lõpetanud. Oota, pärast oli maskiga siis või? Ei olnud, õmmeldi ja kuradi keevitati kinni nagu seest. Zorrot ei pidanud panema üldse või? Ei. Aga kus siis kõige... Ei, ma ei saanud lihtsalt 1,5 kuud oli nagu eemal.
selles mõttes, okei. Jah, 1,5 kuud olin eemal. No kus siis karjääri kõige põnevamad hetked ikkagi olid? New Yorgis ikka ja USA's noh. Näed kogu selle USA ära ja reisid ja käid ja laagrid on kõik seal ka, kõik need Mehhiko pooled ja käid, et väga kihvt nagu, et ikka. Aga ei saa öelda, no ütleme, nii imelikult, kui võtad siis äärmusesse, on ju, et mu esimene klubi oli üldse ju Bulgaarias, on ju, tulin Bulgaaria meistriks CSKA Sofiga ja seal oli siuke veel natuke nõuka aeg. Raha ei olnud, aga armastus oli sulle. Jah, et siuke teistsugune värk. Aga noh, kui sa võtad, ma läksin täiesti polaar, Põhja-Põdra elas, Põhja-Põdrad jalutavad maja kõrval ja siis lähed New Yorki. Kontrast on päris korralik. Et iga päev käid kalal, räägid Põhja-Põtradega juttu, mis te täna teete ja siis tõmbad New Yorki. Siis vaatad, et siin on mingid näitlejad ja mingid muud asjad ja aga said seal mõne nagu prominendiga väitsa sina peale ka või? Ei noh, Pinksi mängisin Snoop Dogiga, on ju. Päriselt või? Ja. Siis Kim Kardashianiga rääkisin juttu ja David Beckham on seal. Mis ta rääkis? Sattusin kogemata lambist enda saates, vaatasin Kardashian show oli. Aga tead, et nüüd oli alles vaata David Beckham oli siis, mängisime kõik oma vastu. Nüüd oli see Netflixis see Beksi show, on ju. Olete vaadanud seda? Ja ikka. Ja ma olen seal täitsa sees, löön värava ja olen saates sees. Ma olin ise kuskil laagris või ära, siis naine ja lapsed kodus saatsid mulle video, et näed, et sa oled selle Beksi saates, paljud kirjutasid, Joel, sina. Kui ta rääkis oma LA Galaxy aegades, siis see mäng, et me tegelikult LA Galaxyt sellel ajal ikka võitsime. Ja siis ma lõin neile seal LA-s lõin kaks väravat. Ära nüüd tee jama. Nüüd hakka, kurat, ise endale küpsetama. Lõpus siin veel. No tore. Ühelapselised pered, siis Dortmund võidab selle finaali normaalajal. Koefitsient vist oli 5 midagi. 5 või? 5,90 ja 5,50. Sellise koefitsiendiga võiks täitsa panna. Paneme peale ja vaatame. Mis sa arvad, mis sellest finaalist saab päriselus? Päriselus mul eile just sõber välismaalt kirjutas, et mis sa arvad? Pole ammu rääkinud, et finaal tuleb. Ma ütlesin, et Realil on lihtsalt nii suur see... Kalamari ka. Väga hea. Realil on nii suur see kuidagi finaalide võidukogemus, mis annab neile suure eelise. On. Ja vaadates isegi, ma arvan, te olete neid poolfinaale näinud või see veerand, kus Man City vastu istusid ära ja siis ma nägin juba, arvasin... See oli kannatamine seal lõpus. Jaa, oligi, aga lõppkokkuvõttes mingi 65 või 70 minut juba vaatasime. Kuule, et siin läheb Real edasi. Et vaatadki, et no ei tule, no läheb edasi. Ja see ongi, et nad kuidagi, ma ei tea, see ajalugu ja see hoiak ja kõik see, mis on nagu mentaalne kogemus, nagu hoiabki selle klubi kasuks neid finaalina. Tihtipeale Reali mängud liigas olid pühapäeva õhtuti ja ma sattusin neid vaatama kodus, sest mis ikka muud vaatad seal mingi tantsud tähtedega. Ja siis seal oli alati, sa tead, et Real võidab isegi kui 83-85 minutit oli 0-0 seis. Nad lihtsalt kuidagi leiutavad selle ühe välja. See rahu ja enesekindlus, millega nagu see Ancelotti meeskond mängib uskumatu. See on, ütleme, see mingi hooaja jooksul mingi ühe mängu võib-olla mingi väike üllatab, aga üldjuhul on võetakse lõpus, ongi see. Võetakse lõpus igal juhul jõuga kuidagi oma ära. Ja ükskõik, kuidas see moment ei teki, see ikkagi ta tuleb. See on... Minu meelest selle hooaja see suur üllataja Girona vist ei saanud ka Realist ikkagi jagu. Ei saanud, sai 4 ja 5 ja see kogu aeg. Barkat minu meelest mingi 4-2 loputas Girona ja... Alles hiljuti pani Barkale 4-2 aga see ongi see, et Barkal oli juba nagu see tiitel ammu läinud. Ka nagu Realil oli juba tiitel mingi poole hooaja pealt enam-vähem käes. Ja siis ongi, et Real pani maatsin vist ka 4-0, 5-0 ja niimoodi, et selles suhtes, et arvestades seda tabeliseisu, siis selline skoor ei peaks... Ma ise lootsin, et see Girona võiks tegelikult tulla sinna teiseks nagu Reali ja selle vahele. Kuuna käitsid lõpuks? Kolmandaks. Mis sellist Messit liigast saab nüüd siis? Muudetakse vist täiesti.
Ei, ma saan aru, et muudetakse, aga et kas see Kirvana saab mängida, sest City grupis ja siis kaks meeskonda samade omanikud ja kaks meeskonda ei saa mängida. Niimoodi või? Seda ma ei teagi. Mingi siuke lugu olevat aga nüüd tehakse liiga, on ju. Grupid kaotatakse ära, liiga. Äkki liigas võib. Ei teagi, ma ei teagi reeglit. Ma tean, et nüüd tuleb nagu meeskondi on rohkem, on ju. Me Kaleviga väga seda formatsiooni ei ole uurinud. Ei ole praegu nii aktuaalne olnud. Nii aktuaalne ei ole sellesse. Et lihtsalt kuna seda muidu peaks kõvasti selle sisehalli ka ehitama, vaata suure sisehalli mingi. Talvel on ju mängud, vaata. Jaanuar, veebruar ja. Kuule, aga räägime siis Kalevist ka, et mis teil sinna visioonidokumenti kirjutatud on? Kuule, ongi, ütleme, me oleme tegelikult päris hästi nagu liikunud, ütleme. Hea on see, et me oleme tulnud pilti nagu viimaste aastatega. Eesti maastikul oleme kõvasti pilti tulnud ja see aasta on ka nüüd euromäng, kus me tegelikult et ei lähe panustama nagu sellest mingi võidu peale, et lähmegi mängima vastavalt, me ei tea. Kõige raskem olukord minu meelest Eesti klubidele on see isegi, kes tahaks nagu sinna, kes peaksid, ütleme siis rahakotiklubid siin Flora, Levadia, et nemad ja Paide võib-olla, nemad tahaks seda vastast teada, vaata. Aga loosimine on alles 18. juuni. Okay. Ja mäng on 11. juuli. Et sul on kui 3 nädalat on, saad teada, ja et 3 nädalat on valmistumiseks ainult. 18. juuni mina rahulikult vaatan Dortmundis Türgi-Gruusia mängu. 18. juuni või? 6. juuli on Joel Lindberg golfiturniir, kus tegeme ka heategevust, siis ma vaatan veerandfinaale. Ise mängi, jah? Joeli turniir käib ja üks mees on kuradi õllega seal golfiklubi selles hoones. Aga 18. juuni. Gruusia, kes sul oli seal? Türgi. Mis äge ju? Väga äge. Gruusia esimest korda EM-il. On väga kihvt. Mul just küsiti siin Unibetis käisime Tüünis käisime vaatamas, kuidas see lava tuleb ja suur ekraan ja kõik ja siis, et pannakse üles ju EM-i jaoks Pärnu rannas. Ja siis seal just küsiti, kelle poolt oled. Ma ütlesin, et me käisime paar nädalat tagasi nädalavahetus Itaalias, siis poiss ostis Mbappe särgi, kuna Messi ei mängi seal ja ostis Mbappe särgi, on ju. Aga sa isana nagu sellist asja ei keela või? Ei, aga siis ma ütlesin, las olla nagu oma need, vaata mingi, ta on erinevad, tal on Messi särk, Ronaldo särk, nüüd ostis Mbappe särgi, kuidas tuju on, et las vaata, kui panna 3 kokku või 4 kokku. Aga siis ma ütlesin, et ma panin seal Prantsusmaa nagu särgi lihtsalt, aga siis ma võtsin Ukraina poolt olen nii või naa, aga ütlesin Gruusia. Ja kui suures ma tahan Eestile praegu liiga palli tuua ja siis ma ütlesin, et just, et Gruusia liigal on ka see pall. Et sportlik edu on minu jaoks ka oluline, et Eestil oleks. Šveitsi liigal me toome Macroni maale, vaata kohtunikud on kõik FIFA kohtunikud, UEFA kohtunikud, kõik Macron, me toome seda Eestisse ja siis nüüd me tahame teha, et Macron kõigil oleks ühtne liiga pall. Aga praegu me võtakse, mis ette juhtub? Ja mis oma klubil on, vaata. Et me loodan, et me saame juulikuus siin nagu asjad lukku. Et oleks vähemalt sa tead, et isegi noortel on hea, kui see isegi siis ütleme selle reserv või duubel võistkonnast võtad mingi noore, siis ta juba all treenib sellega, tuleb mängu vastasele, teab, et see on tegelikult suur eelis. Mina näen ise ka, et kui isegi rahvusvahelise tasemel, ma teadsin kogu aeg, mis palliga ma treenin, ma kogu aeg tean, mis palliga mängin, ja on ikka väga vahe. Ja arvestades, kui Eestis ei ole veel finantsi taga, siis esiliigast keegi tuleb meistriliigasse ja sinna premium liigasse, siis ta tuleb võib-olla oma mingi eelmise aasta vanade pallidega. Et siis no siin oma. Aga Gruusia liiga on ka selle palliga, Šveitsi liiga, ja siis ma ütlesin, et näed, et see liigale ka juba on väike edu, vaata, et ühesugust, see on mingi sportlik samm on alati, see peaks selle taga olema. See on mingi level on ju selles mõttes. Aga mis momendist see palli vahe hakkab mängima? Nagu, mis professionaalsuse level sul peab olema? Esimesest sekundist. Ma arvan, et on. Ma isegi ütlen, et seal on ikkagi väga-väga suur vahe, et kui sul on mingid pallid on ebaõnnestunud siin EM-idel või MM-idel ka, et siin
mingid pallid läksid katki, vahepeal olid siin, ma ei tea, kas mingid puma või midagi, vahepeal prooviti, midagi olid, mingid pallid lendasid katki, nagu mängijad ütlesidki, et tehakse spetsiaalselt mingid pallid hakatakse tootma, aga lendavad kuidagi niimoodi ja seda, et pallil on ikka vahe nagu jalgpalli. Ei, ma saan sellest aru, aga mis momendil, no et ma arvan, et mingisugusel, ütleme... Väiksel poisil väga ei ole vahet. U13 ei ole vahet. Kus see vahe sisse tuleb? Ütleme, ta läheb sealt, ütleme, kui sa ikka juba mängu jagad taktikaliselt ja oled nagu küps, ütleme, pubeka iga. Et siis hakkab see juba, et kui sa oled nagu jalgpalliga maast madalast tegelenud, siis pubeka, ütleme selline iga, siis sul hakkab see pall juba lugema, et senderdused, löögid, palli konkreetselt suunamine, natuke hakkad meheks saama, et selline, ma arvan, selline aeg on, et kus sa tahad juba, kui sa rõhud kvaliteeti ja tahad, siis võiks olla nagu ikka tipptase. Põiega lüüa. Kuule, mul on maiuspala pakkuda Red Bulli New Yorgi meeskond ja siis läheb Orlando City vastu. Okei. Miks Orlando City? No sest nad mängivad siin 2. juunil kohe. Ja 2. juuni ma vaatasin, Chicago mängib ära ja siis ma lootsin ise, et ma lähen Chicagosse ka, et saan mängu vaadata, aga nemad miski pärast, neil on vist koondisi mängijaid palju. Ja siis nad sellepärast ei mängi praegu. Vanasti, kui mina olin USAs, siis koondisi pausi ei olnud. Kes, ma ei tea, kuidas teil on sellega. Oota, Red Bull ja Orlando või? Ja Red Bull kodus. Ma ei tea, kuidas teil sellega on. Millega? Koondisi mängijatega? Ei, et omal ajal mul oli niimoodi, et kui ma olin USAs, siis USA liiga on vaata erinev, seal on play-offid, seal ei ole vaata liiga, seal on play-offid. Ja siis oligi niimoodi, et Eesti koondis mängis samal ajal esimene aasta, samal päeval oli mul Red Bullsiga näiteks LA Galaxy'ga mäng, Peksi vastu ja nende vastu. Ja Eesti koondis mängis samal ajal nagu mängu kuskil Eestis või kuskil mujal. Ja siis see Kanal 2 näitas kõiki minu mänge laivis. Et mul paljud sõbrad olid niimoodi, et läksid Eesti koondise mängule Eestis, siis läksid kuskile linna või pubisse vaatama Kanal 2 pealt minu Red Bulli mänge. 2010-2011 ja oligi ja jumal äge oli. Ma lähen peale mängu, siis kõik helist Joel, et hea mäng ja see. Pead USA-sse minema, jah? See on see USA. Aga sa oled terve USA läbi sõitnud, et kindlalt seal on nagu naljakaid kohti ka, et milline osa see kõige naljakam või milline koht kõige naljakam on, kus sa käisid? Või sa nagu sellest lennukist ja meeskonnabussist nagu liiga kaugele ei näe? Ei, näeme. Me ikkagi tihti, kui meil on, kui sul on näiteks West Coastil on 2 mängu, siis planeeriti kohe nii, et sa oled nagu nädal on the road. Et mängid, et vahepeal pole mõtet pikad lennud, seal ka isegi 3 tundi ajavahe, 6-tunnised lennud, siis sa vahepeal tagasi lenda. Et siis sa näed seda elu ja elu ka. Ja laagrites käisime ka igal pool. Aga mis kõige naljakam kant on siis USAs, kus sa käinud oled või on sul nagu kuidagi, oskad sa iseloomustada neid erinevaid põhi-lõuna, ida, lääs, Midwest? Philadelphia on siuke pommiaukna. Täielik pommiaukna, ausalt. Ma Rocky seda Rambo kuju juures võid ära käia, ülend on nagu pommiaukna, ei taha olla ka. Kõik sõidavad. Mul on seal ikka New Yorgi ja Washingtoni eestlased, kes on külje all, vaata. Mingi 200 kilti on ju. Mööda kiirteed, ütleb, pole 20 aastat, pole Philadelphia's kunagi läinud, pole põhjust. Pole põhjust. Rocky kuju on nähtud, vaata. Et jaa, aga ongi, seal on nii suur, vaata, sa lähed kuskile Arizonasesse või Phoenixisse, see on kaktused ja desert on ju, siis lähed kuskile LA-sse, ilusad liivarannad, hoopis meri on ju ja kõik on nii erinev. Nagu Tromso, Seattle'is sajab ka üle poole aasta nagu Tromsos, kogu aeg on pime ja sajab, enesetapud number 1. Number 1. Aga ikkagi see Florida kant on ka mõnus, et siuke chill, kogu aeg on siuke mõnus mahekliima ja nägid esimene pealelöök koduvõistkonnaga. Aga Florida kant on siuke mõnus, et vesi on mõnus, ei ole soolane, soe, kogu aeg kliima ühesugune siuke. Florida kant, me käisime seal laagrites ka, et seal on kogu see idarannik, see Florida piirkond on väga kihvt. Florida on vist see, kus Miami on ka seal. USA pensionärid lähevad ka nagu vanaduspõlve veetma.
seal ei ole ilget kuumust ja kogu aeg siukene mõnus siuke mereäärne kliimana. Oi. Juba pahandus. Kaitsed niimoodi eksisid. Poolikud. Aga praegu ka USA liigast kellelegi jälgid mõne satsi tegemisi? Oma klubi ikkagi Red Bulls ja Chicago jälgin, aga vaatan liigat üldjuhul. Nüüd on see, jube kihvt on see, et kuhu sa viskad? Aga neil on, vaata, Apple TV on nüüd et näed mänge laivis ja highlightsid on kohe peale mängu on ja poole ajal on highlightsid ka, jumal äge on. Et viskab kohe nagu pildiga highlightsid. Kui sa vaatad isegi live score'ist vaatad, paned peale mängule, siis sa näed seal Apple TV on olemas ja see highlightsid on kogu aeg. Aga palju sa Sofiat, Ostravat ja Tromsot jälgid? Seda Sofiat väga ei jälgi. Lihtsalt tean, et nad seal toimetavad, aga Ostravat jälgin, sest mul ikkagi ma ei tea, kuidas Tšehhi on kuidagi mõnus riik olnud. No kurat. Tšehhi on mõnus riik olnud ja siis vist oli sul palju rõõmu siin eelmine nädalavahetus ka või oota, mis päev see? Jah, eelmine nädalavahetus, kui see hokifinaal oli. Jaa, väga kihvt. Vaatasin sõpradega ka, kirjutasin sealt, et väga kihvt vaatasin kodus ja kusjuures see mängud olid veel Ostravas ka. Ja kui mina olin seal, siis meil Statka juures ehitati ka Ostravas O2 hokiareena. Kuigi Prahas on ka see O2, aga Ostravas ka, siis oli see O2, ma ei tea, kas ta praegu jäi O2. Aga ehitati see areena, siis ma käisin seal hoki ka vaatamas. Ikkagi sporditraditsioon on nii kõva. No jah, sa oled Kesk-Euroopa, et isegi nagu see distants on väike, et see Tšehhi liigad asjad jalgpallis samamoodi, et sa oled ikkagi selle minu jaoks isegi suure Euroopa küljes kohe. Eesti mängijal isegi, kui sa mõtled, et ma läksin Ostravasse, Milan Baros oli meil sealt, on Ostravast pärit, tuli sinna, mängis, käisime kogu aeg, rääkisime juttu. Siis Ostrava, kas praegu on ka spordidirektoriks, sai Jankulovski, vaata, legend. Noh, lähedki peale trenni, lähed kohvitama nagu Kule Joel, mis asja sa teed? Mingi vend oli sul nurgalipu juurde. Miks sa sealt ette taod kogu aeg nüüd palle? Ma vist keskendun rohkem jutule. Anname sulle 2 minutit niimoodi, et sa ei pea rääkima. Sa oled väga jutuks poiss, nagu kas sa üldse pead vastu niimoodi 2 minutit, et sa ei räägi. Aga mängu ajal vaata, ma pean jooksma, siin ma saan koha peal istuda. Seda küll, jah. Ja siis tead, mis selle suurte mängude võlu on? Nii. Näiteks Red Bullsis ka, ma arvan, meil oli mingi 18 000. No arvestades A Le Coq Arena on mingi 11 000 täis maja, on ja. Ja siis noh, kõmm, peaaegu, lähemale paar sammu. Väga okei rünnak juba ju. No täitsa. Ma räägin, ma peaks teiega laagrisse minema, FIFA laagrisse. Vaata, sa oskad meile öelda, kuidas nagu päriselt jalgpalli rakendada sellises aga ma tahtsingi öelda, et Eesti liiga on kahjuks veel sellisel tasemel, et sa noor mängija annab vale söödu, siis keegi tribüünilt tüüab, et kuule Uku, et sa oled udu, on ju. Puhka jalga. Ja puujalg, kuule, on ju. Isegi täna võib öelda juba puuluup, on ju. Aga ma tahtsin öelda, et seesama, et ma siin räägin, on ju, aga kui sul on 20 000 on mängul, ega siis sa oma mängijatega midagi väga rääkida ei saa. Võib-olla pausi ajal, et kus sa ütled teisest äärest, et vaata mind, et kui sul on 20 tonni või isegi rohkem, 80 000, siis on tegelikult mäng on juba väljaku nägemine, mängijad, mängu lugemine, kõik muu on nagu. No sa pead teadma ja une pealt, kus teine vend on. Vilistad ikka, näitad sõrmedega 3 sinnapoole ja 2 tagasi. Ma arvan, kui sul mingi 50 000 vilistab, siis su vile väga on. No sa vilitsid lähemalt ja kõvemini. Ja, sa saad ikka rääkida, ütleme, Margus! Pausid ja vead ja kõik muud asjad, mis on, et siis saad nagu rääkida ikkagi. Meile siin meeldib ikkagi saatekülalised küsida, et ja sult on veel eriti hea küsida, kui sa oled seal natuke sees olnud, et mis siis Eesti jalgpallis ikkagi probleemiks on? Ma ei tea, millega 10 aastat on tegeletud, et minu meelest noortekoondise
noortekoondiste nagu selline jalgpalliline arusaamine, kehaline ettevalmistus on täiesti puudulik olnud, kuskil on see paus sees olnud. Vaata, Mets ütles ka, et ei tule peale noori nagu. Oota, aga mingi vahe siin oli. Ma ei tea, kuskil on liiga palju nagu mingit heaolu ühiskonda või sihukest asja on tekkinud. Isegi, ma ei tea, naljaga pooleks olnud, et ma ei ole ma olen pikalt mänginud ära, aga me oleme väike klubi ja meie mängijad ka mängivad täna juba välismaal kuskil, aga kus see liidu järgi nüüd. Pane, vaata valli, kurat, mis mind vaata. Kus see kogu... Tahtsin tenderdada, nägid? No sul oli, sõber oli vaba kõrval ju. No ma mõtlesin, vaatasin 2 venda jooksist kasti ka. Selge, matemaatik. Kui juba 2 venda joob kasti nagu Eesti koondisel, et kui 1 tenderd juba 2 venda on kastis, siis on vähemalt mingi lootus, kui nad jõuavad sinna. Aga ütleme, siuke paus on sees, et kui sa vaatadki, minul on kahju see, et kui me olime omal ajal, siis ju Mets ütles sama asja välja, et omal ajal meil oli niimoodi, et Taani meistriliigast ei pääse Eesti koondise nimekirja. Siis täna on see, et kui sa loed mänguminutid kokku, palju meil on mängijaid välismaal ja palju on hooajal neil mänge ja palju nad reaalselt väljakul sellest viibivad, siis mina kogu oma karjääri jooksul, ma arvan, ma olin kõikide aastate peale võib-olla 10-20 mängu üldse minutite puhul üldse nagu eemal mängust. Ja minu eesmärk oligi see, et ma tahan mängida. Kui ma ei mängi, siis ma lähen ära. Et ma ei usu, et Eestis oleks väga palju mängijaid, kes teeniksid omal miljardeid, et lihtsalt istuda. No meil on olnud mängijad ikka väga palju, kes kuskil on, istuvad pingil ära, teevad 2-aastase lepingu, ei mängi, siis võtavad uue klubi, kuskil saavad, käivad testimas, lähevad edasi, jälle ei mängi. Aga vale poolele muidugi. Kuradi kohtunik ei helistanud mulle, tavaliselt kohtunikud helistavad mulle, ütlevad, et mine teisel poole. Kuhu poole minema peab? Aga siin mingi vahe oli, kus seal Sporditänava väljakul me loputasime, ma mäletan mingit Itaaliat või mingid poisid loputasid seal. Ja. Aga see oli vist tööõnnetus nagu itaallastel või? See on, ütleme niimoodi, et ma arvan, kui sa lõpuks lähed sinna statside juurde, faktide juurde või statistika juurde, siis Aga see ongi, omal ajal me saime ju, võitsime A. Le Coqil Belgiat, Hollandiga viik ja selles suhtes, ja valikgrupi nagu mängud on ju ja sai, et sul mingi perioodid, täna ma olen ammu sai isegi play-offi ju. Ja ma olen ise oodanud ammu seda aega, kus Eesti mingi normaalse vastase vastu koduväljakul domineeriks näiteks kas või 10 minutit. 10 minutit. Täna me räägime 1 minutist või 10 söötu on ju, aga oma poole peal. Ja, et see ongi, et kurb on ja minu jaoks on see, et emotsiooni ja sisu on juba vähe ja kuskil on see viga tehtud ja võib-olla on analüüsiga ei ole tegutsetud, et mõeldakse, et küll tuleb, et panustame sinna noortesse, aga kuidas me panustame, kuidas me neid õpetame. Ega ta niisama ei tule. Plaani nagu pole vist, jah? Lootus selle peale, et äkki sünnivad mingid jube talendikad vennad. Täna 5 talenti, keda ma hakkasin mingi 5 aastat tagasi jälgima, ka Eesti teistest klubidest, kes on kuskil sunniviisiliselt viidud välismaale, enam-vähem sunnitööle, nagu siis näiteks. Nendest on, ma ei tea, Robin Kane oli Viimsist. Täna mängib esiliiga viimases võistkonnas ja kuskil heasse klubisse Christopher Piht käis ära, istub Paides pingil, küll on vigastud muud asjad, et tassitud ja tehtud ja osad kutid välismaalist aga mängida. Et siin ongi, kellest ma ootan, nagu olen oodanud palju, et noorena lähevad ja lööks läbi. Ikkagi läbi löövad need, kes juba on meie ajal läinud välismaale, sinna Henri Anier, ükskõik kus ta on, paugutab või lööb väravaid ja mängib, et ükskõik, kas see liiga on tugevam või nõrgem, aga tõenäosus on see, et kogu aeg mängid ja saad tegeleda sellega, mis meeldib. Et kui noored ei mängi ka välismaal, siis on ju lõpuks siis on puhkusreis ju. Ja ongi puhkusreis. Kuule, oota. Jälle see vend. Seletab ka. Kuidas ma vahetada saan teda? Siit vist.
välja vahetada või? ei, välja vahetada. Ei, ma vahetaks välja praegu. see vend ei See tea. sa üldse mängust aru. Kus sa nüüd kuradi... No lähed starti ja kuradi vaatad, mis number oli, võtad välja. Vajutad sellest väike nupp start paremal pool. Me ei tea praegu, mis vend see oli muidugi. Aga okei, anname talle veel 3. võimaluse. Esimene poolega ikka korraks. Äkki tal on lihtsalt see, praegu ei ole ta parimas vormis. Et tõmbab laktaati korra. Just poole keskel tõmbab laktaati. Longib selle. Kuule, aga tundub, et see on kuidagi läbiv omadus üldse Eestis ja Eesti elus ja Eesti moodi asjade ajamises, et kuidagi kollektiivne rahvuslik süü, et mingit nagu nälga otseselt enam ei ole nagu 2000-ndatel ja 90-ndatel oli. On. No nagu mingid digitiigrid ja kuradi et lõvid ja kes seal kõik... õitses ju vanasti, kurat, kõik tahtsid teha, nagu kõigil oli siuke, et me tuleme Eestis, me hakkame lammutama nüüd, aga ma nüüd kuulen järjest rohkem, kuidas eestlased ei viitsi tööd teha ja 9-5 pastakas kukub, et nagu vastu üha enam kuuled selliseid jutte. Ei no tõesti, päris ka, mingid sepad rääkisid eile ehituse peal üks inimene, kes ajab ehitusasju ja töötab ehituse HR-is, ütles, et nüüd on täiesti perses, et elu on selline nagu vanasti oli Soomes, et soomlane, et sul haamer kukub kell 5 õhtul ja mul jumala savi, ma ei tee ja ukrainlased lasevad öö läbi. Kuule, ma ütlen sulle täpselt sama. Hea Eesti treener on palju kulukam kui välismaa treener täna klubile. Mis see on nagu... Ja välismaalt tuleb sul niimoodi, ma tahaks tulla, ma tahan teha. Ja neil on üks motivatsioon ainult teha omale CV-d ja aidata kedagi, kui neil ei ole muud eesmärki Eestisse tulla. Et... ja see ongi see, et see panus ja see, kuidagi ma ütlen see, no mine nüüd, mine jookse. Ja sa paned ju, jooksid õue taga. Oi raisk. Oi raisk. Ma läksin selle puldiga nagu sinna. Ja see ongi see, et selline nälg ja Täna ma arvan, Eestis on sama, promo on paljudes asjades suurem kui nagu töö või sisu ise. Et nii lihtsalt on kuidagi kõik asi kätte saadav. Mugavaks olema läinud. See on mugavus, tööd tuleb teha. Tööd tuleb teha, rabada tuleb niimoodi. No rääkisid ehitusest, ma tahaks aasta ehitaja tiitlit saada. Ma ehitasin 5 aastat läbi kuradi kõikide ministeeriumite, Keskkonnaametite, ornitoloogiaühingute kuni samblakasvanduste kuradi ehitasin Jalka sisehalli esimese. Eesti ainuke klubile kuulub sisehall täismõõtmetes Mustamäele. Ja nüüd veel tegelen, eelmine nädal praegu panin veel lindid, ise panin lindid ka kõik asjad, et haljastuse saime korda. Ja nüüd pole 3 nädalat vihma olnud. Kogu haljastus oli nii kallis ja 3 nädalat. No muld on täiesti muld, kõik muruseemned, kõik asjad on. Oled kasvus ka käinud? Ei, pole meil kasta, meil on 3 hektarit maad ja hall on ise juba hektar suur. 10 000 ruut, et pole kuskilt sealt tuua. Sul jumala tiilis. Muidu peame sealt tipi, kui TalTechi aladel on üks tenniseväljak, see peame tenniseväljaku veevooliku, peame 500 meetrit kildi veevoolikut võtma. Aga kui sul see taristu probleem Eestis on, et ei ole halle ja ei ole nagu... On ikka väljakud on nii halvad seisud ja ei ole. Eestis, ma ütlen, üks suurimaid probleeme ongi, et noored enamus klubides, siin ka räägime tippklubidest, teevad alaruumi peal trenni. Kuna harrastajaid ja lapsi on nii palju, siis kui mujal maailmas sul on väljakud olemas ja nagu ruumi on, siis meil on niimoodi, et meil enda klubis juba oli aastaid, et kui sul 20 matsi treenib platsil, siis ala võiks olla pool väljakut, aga sul on alla veerandi enam-vähem. Tihti ongi. Ja siis tuleb see lumi maha, siis pead seda ka veel lükkama ja siis need lumehanged ka kuradi ära viia ei saa, sest sajab nii palju lund, et see äravedu, koristus, lükkamine, äravedu on juba ka nii kallis. Kõik on täiesti perses.
Läheme paremaks, meie muudame ka paremaks. Me oleme oma klubile tekitanud ideaalsed talvised tingimused, et meil on täiesti uus hall, täismõõtmetes eurostandarditele vastav, uus kunstmuru sees on väike jõusaljala, harjutusalad, palju väravaid ruumi ja selles suhtes, et aga see ongi raske tööga, et ma ei saa aru, kus need hallid varem olid Eestis. Mina tegin selle ära praegu täpselt augustis saab 5 aastat, aga ma esimesed 2 aastat proovisin seda kesklinna teha. Okay. Ja aasta aega võitlesin kesklinna kalmistuga, siis sain load kätte, sain ehitusloa ja siis Kalevi staadioni omanikud ütlesid, kuule, sa ikka ei pane, sain ehitusloa ka kätte. Kulutasime klubi raha 60 tonni kogu projekti peale, sain kõik load kätte, ehitusloa ja siis öeldi, et ikkagi lõpuks ei saa panna. Ja siis hakkasin järgmisse kohta tegema. See ongi, Eestis ongi see, et kui kellelegi midagi ei meeldi, et me räägime ainult noorte spordi või spordi arengust. Ja staadionile teha staadion korda ja aastaringseks kasutuseks, et sellega sa võitled ja okay. Ma näen, et paljud ei saagi. Kusjuures ma lugesin seda austusest kõikide osapoolte vastu, siis alles hiljuti, eelmine nädal oli, et kunagi oli teema, ma ise mängisin siis välismaal, et Maarja Mäele see memoriaal tuli, et sinna ei lubata panna seda Levadiale, et nad saaks lapsed talvetrennida. Siis öeldi, et pannakse Lasnamäele kuhugi põllumaale. Nüüd valitsus muutus, nüüd see nädal oli uudis, et nüüd valitsus taganes sellest. Ja siis mina juba tean, et 12 aastat neil tuleb hall. Me mängime Kadrioru staadionil praegu, Kadrioru staadionit renoveeritakse 40 aastat. Äge koht, fantastiline ala, ma ütlen, mul tuleb täna sealt suure jalkafännid Norrast on ju viid sinna, näevadki seda Real Mead ja Real Estonia, kus ma üles kasvasin, et Kadrioru staadion on ju samasugune ja kõik need staadionid on paljud samasugused, mis nad kunagi on olnud. Kalju vist ehitab oma staadionit ka juba, ma ei tea, X aastat. Ja, et seal plaanid on väga suured olnud ja kui mina veel vist isegi esimene välismingi leping oli, siis ma nägin, et ka, et tuleb sinna Hiiule, tuleb mingi suur staadion ja tribüünid ja asjad, et... Ma saad ka Kaljus ju mänginud? Olen jah, korraks isegi käisin läbi. Kuidas oli? No väga pikalt ei saanud pidu panna seal. Võta Tromso. Panus ka. Liidu panus. Paneme mingil mängule, saad panna ju? Puri mingile mängule. Selle samale mängule panemegi, mida me just mängisime. Ei, aga mis panus sa paned praegu? Selle sama, vaata, mis seal kirjas on? Red Bulls versus Orlando. No ma ei usu, et Orlando siin võidab seda mängu. Äkki teeks mingisuguse kombo, et mõlemad löövad ja Red Bulls võidab või? Väga okei panus. Ole meil kokku tuleb koefitsient. Kolm pool või? Väga hea ju, pane või? Kui ühelapselised pered saavad päris normaalselt. Tromso ja Lilleström on pakkuda sulle veel üks mäng ja siis meie mängime kahekesi sinu vastu. Teil Norras mingit klubi ei ole või? Meil Norras klubi? Ja mingit. Lemmikklubi. Kunagi mingi seos või mingi... Ei ole väga nagu vist. Ma olen Norras vist käinud ainult olengi ühe korra käinud niimoodi, et ma olen Oslo lennujaamas ööbinud ja sõitnud Austraaliasse. Kuule, te täpselt räägid nagu minu lapsed, ma ütlen, et ärge lugege riike nii, et te lennujaamas peatate, vaata. Aga mõtlesingi, et ma ei ole Norras käinud, et ma sõitsin sealt lennujaamast, sõitsin, mis iganes selle kuradi küla nimi oli, võtsin kebaabi, sõitsin lennujaama tagasi ja... Ma olen mingi 90 riigis vist käinud ja ma olen lugenud neid riikideks, kus ma mingi lennujaamas või niimoodi, et lähed ainult mängule staadionile ära, seda ma ei ole lugenud. Et kus ikkagi käid kuskil linnas ja näed midagi või niimoodi. Aga ütleme võõrsil mängule, nüüd minnakse hiljem, nüüd minnakse tõsiselt hilja, aga varem mindi 3-4 päeva ette vaata, tehti trenni, oli siuke pikem, täna minnakse päev varem heal juhul. Et
et omal ajal oligi... Nojah, sul on vaata selles mõttes, et sul ega need hotellid ja asjad ja olemised ja söögid ja kõik ju maksavad, et selle eest saaks osta mingid maid endale kokku. Ei, no aga me olime ju vaata kinni makstud meeskonna poolt. No, jah, kus me oleme? Et kui lähed, enamus on spordiga, no nüüd ma peale karjääri olen hakanud kasutama neid või siis viimastel aastatel käin puhkamas kuskil seal, kus... Ei, tagasi korra. Oota. Mine sinna... Sa mine teisel poole. Nii, korras. X. Ja kuna me kahekesi mängime kõvasti kehvimini kui üksi, siis... Ma ei usu sellesse, ma ei... Mind te sellega ära ei peta. Aga mul Norras nagu ei ole klubi Norras ei ole nagu klubi, aga üks päev ma siin vaatasin, kuna mingit jalgpalli praegu ei käi, liiga jalgpalli kõik on läbi. Ja mingit jalgpalli tuleb vaadata. Ja mingit jalgpalli tuleb vaadata ja kuhugi tuleb panuseid panna, siis üks särn. Okei, till. Till, jah. Ja siis ma vaatasin Malmö mängu, sest me just käisime Malmös ja ega kuuldavasti Rootsis tuleb olla ka Hammarby poolt, et... Siin vaatan siin Tallinnas mingi AIK kogukond on, nagu teate ka, seal käivad seal spordibaaris, Unibet spordibaaris käivad. Mis see AIK kogukond endast kujutab või miks nad on? Ma ei tea, käivad seal nagu teevad, ma ei tea miks, nagu et Eestis vist elavad rootslased ja... Aga teate, kes AIK-s on mänginud või? Karol. No, aga vaat näed siis. Aga mina olen käinud, minul on Rootsi kõrgliigast tulnud pakkumine kunagi Kais, väike klubi seal Göteborgi juures on see Göteborg ise on ju, aga siis seal on Kais ka. Praegu on ka meistriliigas minu meelest, kui ma eksin. Peaks olema küll, jah. Ja igaks juhuks üle seal ma käisin ja tehti pakkumine ka, aga ei jäänud. Pakkumine ei olnud kuidagi ahvatlev, et see klubi ja sellel hetkel ei olnud nagu suur ka. On sul mingeid selliseid situatsioone ka, et olete mingis klubis olnud ja ikkagi õudne on olnud? Ütlen Bulgaaria. Bulgaaria oli ikka, ma ei tea, ropendada võib, aga karu see kuradi sama. No sa olid ammu ka seal, on ju? Jah, aga siis oligi, kõik oli Bulgaaria keeles. Klubi presidenti kunagi ei näinud, mingi mafioss oli. Ühe korra sõitis Pemmiga keset väljakule, lehvitas kõigile. Läksin võõrsil mängule, sõidad bussiga mingi 6 tundi ära, siis buss keerab ümber ja öeldakse, et vastas klubi president lasti maha, et lähme tagasi. Mis asja pärit? Ja siis seal oli see asi ka, et see Bulgaarias on see nagu noogutamine ei on ja nagu vastand. Söök, seal ma kodus süüa ei teinud väga, seal on sellel ajal ikka söök ikka väga odavna oli ja käisin kogu aeg söömas ja kogu aeg ütlesin, et kas saab ilma sibulata noogutab, et jaa või ei, ma ei saanud aru, siis kogu aeg toodi sibul, aga mul sibul ei meeldi söögi sees. Aga selles suhtes oli ikka, mitte keegi muga ei rääkinud. Ma olin Slovakkia koondise vennaga, kelle ma hakkasin inglise keelt õpetama. Ja kõik trennid, kõik asjad, siis tuli mingi Horvaadist treener, lõime nukid kokku, aimu. Aga mul oli... Ma õppisin, me tulin meistriks, mul oli Benoit Coe Inter Milanist, Prantsuse mingi legend, oli keskväljal, siis oli vasakus ääres oli Brasiiliast, mingi Brasiilia siuke vend ja nendega nagu mänguliselt ma õppisin nii palju ja saad aru, seal oligi see, et prantslane kogu aeg ütleb no 3 touch, 1, 2 touch. Joel, 1, 2, 3 touch. No 3 touch, kogu aeg lennati peale nagu. Et selles suhtes ma õppisin sealt mänguliselt nii palju. 3 muutit tohi teha, jah? Eestis mängisid ainult 3 puutega. Ja Eestis on nagu palli, hoia ja tribla ja tee. Ja see vend mängis ju Inter Milanis kuradi tippaegadel, Prantsuse koondises ka. Benoit Coe. Ja meil temaga koos keskel. No ja siis mõtle, et nagu kus sa sellele õpid, on ju. Aga suruti ka. Me võitsime liiga ära, aga meil oli Levski Sofiat vist teate, on ju? Jah. Levski Sofiaga, mina tegin selle või? Sina jah, pannisin siukse tutaka. Jälle vastasele. Mulle tillid. Klubi see on ju. Nii. Ja ma tahtsin öelda, et finaali eel
muidu seda ei olnud, kogu aeg antakse mingeid vitamiine süüa, ei tea, mis see on, ei võta, vaadatakse, kas neelad alla ka, lõpuks saime selle süsteemi vaid, panime keele alla kuidagi siis lõpuks, et ei, võtate. Tabletid viskasime kuradi klubihoone taga, ei tea, siiamaani ei tea. Klubihoone taga olid kuradi, kaevasime tabletid need maha kogu aeg. Noh, kus sa söödad? Ja seal hakkasid kuradi lilled varem kasvama, kui... See Slovakkia koondise vend ka, et mängisime koondises ka, et ei taha, ei julge nagu, vaata, ei taha neid süüana. Aga karikafinaal Bulgaarias, Sofias pealinn on ju, ilu polnud paha linn iseenesest. Ja finaali eel tuleb hommikul doktor kõigi juurde, ütleb, tulge nüüd ähte rivisse. Ja süst. Ma ütlesin, ma ei taha süsti. Et mis süst on? Ei oska seletada ka. Et mingi süst. Meil on Levski Sofiaga finaal. Kõik on järjekorras. Teeb paremaks kindlasti. Ja ma ei võtnud seda. Ja siis tuleb treenerid, keegi ei räägi, siis väravahtide treener rääkis inglise keelt natuke. Ja see tuleb, ütleb, et Joel, et sa täna ei mängi, et kuna sa süsti ei teinud. Ja siis ma lasin süsti ära teha. Ma tahtsin finaalis mängida. Täis maja kuradi Bulgaarias Levski Sofia, CSKA Sofia. Meie võitsime liiga, nemad jäid liigast teiseks ja siis me 2-1 vist kaotasime. Siis ma lasin lihtsalt selle süsti ära teha. Mis süst oli siiamaani ei tea? Ei tea. Aga mängis paremini või? Ei, perse oli kange mingi esimene poolega. Aga ongi nagu, see oligi, sellised ajad olid, Ja kapten oli ikkagi kohalik mingi Bulgaaria kõva vend. Ütles, et õpi bulgaaria keele ära ja siis hakkasin purssima. Ma keelte peal olengi sellepärast, et ma noorest pealt juba hakkasin õppima. Norra keelt ma räägin täna. Eile mul ka siin noorekad helistas, räägin norra keeles. Et mul ei ole inglise keelt, et suhelda täitsa reisist, kõigest muudest asjadest. Suhtlen norra keelt. Tšehhis ma hakkasin ka seal õppima. Bulgaarias proovisin ka. Kui Chicagos mängisin, läksin hispaania keelt õppima. Ma ütlen, ma ei tohi rääkida nii palju, väsin ära, muidu mul meeskond hävib. Kuule, Till on saanud punase ju. On või? Jah. Ma ei tea, kus sa selle said. Äkki mina sain või? Ma ei mängi, varem olin FIFAs sees ikka. Takkangutas mööda. Varem olin FIFAs sees New York Red Bullsi ees. Mis sul see tippaja, see stats oli? Mis overall oli siin? Ma ei tea, mul oli passing oli päris kõrge vist, aga ma ei tea nagu seda päris ei oska vaadata, äkki te oskate järgi vaadata, saata mulle selle. Google'dan seda pulli. Jah. Vähemalt selle FIFA üritusel New Yorgis käisin, nagu ma rääkisin, et näitlejad ja kõik muu ja ikka USAs on ju kõikidel nendel staaridel on ju oma kinod ja playroomid ja kodus olemas. Ma ütlen, et minu jaoks oli ka Eesti poisina, vaatasin, esimene, kes seal paneb kohe pult käes, Meryl Streep, näitleja, vanem naiste rahvas. Tegite oma ära. See on see riietusruumi värav. On see müüt, kehtib ka või? Ja on, väga, me alles ise saime selle hiljuti tunda ka nagu. On tüütu või? Väga nõme jah, et vaata, sa oled nagu mängus sees ja sa lähed tead selle... Sa võid isegi mängida hästi, kõik toimib ja sa saad selle mingi 42 näed lõite ära, siis sa pead tegelikult teiseks pooleks tegema juba mingid plaanid asjad ümber. Uue plaani. No, sa võid samamoodi alustada, aga sul peab olema juba see plaan valmis, et mingi 10-15 minti ja siis hakkad muutma. See on niisugune rõve, vahel on isegi vaata nagu öeldakse ikkagi mentaalselt see taga ja aja ja värav ka, on ju. Et juhtub ikka tihti nii, et kui sa oled 3-0, jalkas on niisugune, ütleme, mina olen sellest aru saanud, jalkas on niisugune reegel, sa oled 3-0 taga, vastane tuleb 3-3, siis ikka see 4-3 võidab see, kes 3-0 ees oli, tähendab, Aga niisugune, kui sa oled 1-0 taga, tuled 1-1, siis emotsiooni pealt on palju lihtsam lüüa 2-1 nagu, et tuled järgi, kui on enam-vähem niisugune võrdsed võistkonnad. 2-0 vist on kõige ohtlikum seis ka kuuldavasti. Jah, lööd 1-0 ära ja siis on niisugune, et kurat, ei lase teist ära lüüa, väga õige. Ma ei saa aru, miks me vennad jalutavad. Sõida sinna. Mul siin... Kus sa söödad, no? Naise vennapojad mängivad Kalevis, poisid.
et ma ei teagi, kui vanad nad on, vist mingi 13 või? Okei. Roos on nimi, et saab asja sellest või? Ma arvan, kui ta nüüd peale seda saadet hakkab pingutama, et enam ei ole liiga palju ahvatlasi ja me räägime sellest, et liiga lihtsalt tulevad kõik asjad, siis saab asja. Peab saama. Oleneb, kas ta on trennis korralikult käinud need aastad. Ei, vist käib, jah. Siis on tubli. Kohtuniku värki ka. Et mul ongi osadest, kas tal on isa kuidagi kohtunikega ka seotud? Jaan Roos. No ma tean hästi ju. No. Käib mängudel ja käib vaatamas ja staadionil ja räägime juttu ja teeme koostööd. Ka kohtunike varustusega teeme koostööd. Jaan on vastutav selle Macroni... Ta ju koolitab kohtunikke ja vaata mingi artikkel oli. Teame väga hästi, väljakul näeme ja räägime juttu ja selles suhtes, et panustame noortes edasi, et mul on mõnest... Selles mõttes tal see vanem poeg rikkus tal karjääri veits ära, et sündis, ei või noorem. Üks poeg sündis samal ajal, kui ta oli Šveitsis kuskil seal mingi Aalerili kohtuniku koolitusel või midagi sellist. Okay. Siis see oli nagu poolikuks sai siit. Aga see, ma tahtsin öelda, et see ongi... Kuhu see vend tuleb sul? Kes see sul väravaht väljas ja ma pane siit peale siis. Kust ta tuli üldse? Aga hea sööt. Kuule. Okei. Huvitav mäng. See on see üks tärn või? See tähendab seda, et üks tärn, et väravaht tuleb sinna, et teab, et sa sööd. Teil on 2 tärni tead, et üle minu ja üle tema ei löö. Oi, kurat. See on küll huvitav. Aga mul järjest lähema. Ma loodan, et te väga vihased ei ole, et ma pole siin harjutanud mingi 9 aastat või mänginud. Ei, see on väga lõbus on mul. Aga ma tahtsin see just see noortest öelda, et mõni on, näed, et mõni poiss, isegi mul oma poiss käib ka ju trennis ja mõni on selline nagu, näed, et poisil on kõik olemas, on ju. Aga siis ongi see elutempo ja et vanemad ütlevad, et me nüüd 3 kuud ei tule, et me käime ära, vahepeal käime teisi trenne. Aga tegelikult väiksest peale seal 5-6, meil on poisid hakkavad 4-aastaselt trennis käima, on ju. Ja kui sa vahepeal seal käid nagu kuuvarjutus, käid trennis, tead sa pool aastat, kui sa teistest maha, et pane, ma ju oma laste pealt näen isegi lasteajas, et nad läksid peaaegu aasta noorematena lasteaeda, sellepärast nemad on kevadel sündinud, osad on vaata sügisel on ju pool aastat. See on juba suur vahena, et teised on kooli, lähevad ära, siis mul ei lähe, on ju. Ja see kasvu ja arengu vahe, kui see pool aastat, 3 aastaga pool aastat trennis lihtsalt ei käi, et käiakse kogu aeg ära, küll on reisid, küll on muu, vahepeal on teiste trennide laagrid, mingid muud asjad, et nüüd me ei tule, et meil on tegelikult poiss käib rattatrennis ka ja siis on rattavõistlused on 3 kuud suvel, on ju, ja siis sa ei saa tulla ja siis on tegelikult on lapsest ja poisist on kahju. Et sa oled nii maha, sest tänapäeval tehakse trenni ja mängitakse. Poole aastaga poiss juba kaotab ju väikses, kus kõige rohkem see palli tundmine, kõik see meeskonna ja värgi tundmine, see tiimi värk ja sellest sa jääd maha. Kas mõni vend on siuke ka, et on täiesti vastupidine, et käib ja näed ära, et täielik puujalg on? No muidugi, meil on ikkagi selles suhtes, et see ongi, et meil on ikkagi noori on 500 pluss väljaku mängijad. Et no seal ei saa kõik olla ju. Ei, seal on ikkagi. Aga meil on igas vanuses on A ja B grupp. On A nagu, ütleme siis edasi jõudnud või tugevamate grupp ja B grupp. Et B grupis on tegelikult, et B grupist, kui sa oled tubli, siis treenerid näevad, sa tõused A gruppi. Aga B grupis ongi, et siin... Suuvist oli jälle. Arvestades, et me oleme Tallinna klubi, siis inimestel on, meil on välismaalasi on palju, mingid diplomaate, kes käivad ära, mõned elavad kuskil talvel kuskil ära, siis ongi, ega sa ei saa A-gruppi võtta, ainult kui ta oleks mingi megatalent, aga siis on ka juba meil reeglid, et ikkagi, et see nädal sa saaksid mängida, sa pead vähemalt mingi arvu trennides käima, mitte nii, et sa oled nädal aega ära, teised teevad ilusti trenni ja siis tuled mängid kindlalt. Superstar tuleb nurgast. Et Eestis kahjuks selliseid vendi ei ole. Ukrainlasi ka on või? Ja meil on ukrainlasi ja meie kõige... Ja on loomu poolest siis nagu... Ja ütleme ausalt, meie kõige andekam poiss ongi sõjapõgenik kui poeg. Nagu noor poiss, jah? Ma kutsusin eelmine aasta ma teen Schalkega koostööd. Schalke käis eelmine aasta, Schalke skaudid käisid, ma ei tee seda ainult Kalevi pärast, ma teen seda Eesti jalgpalli pärast ka, et
ma viisin Nõmme Unitedit, Raasikut viisin vaatama. Keegi peab midagi tegema. Ja võtsimegi nagu, et tule vaata need Kalevi noortetrenne ja vaatame ka noorteliigasid teiste puntena. Ja siis ta tuli ka, minu oma poisil on 3 treenerit selles vanuses, meil on suur grupp lihtsalt, et ongi, meil on ja üks treener on Ukrainast, kes on noorte jalgpalliga aastaid tegelenud, ta kaotas kodu, 3 last on ja ta on meil juba 2 aastat, ta on minu poisi abitreener. Ja tema poeg Dima on Ukrainast ja Schalke Scout tuli siia, hoppa mida seiv ja ilus tenderdus, mida seiv. Aga jõudes selle punktini, siis Schalke Scout eelmine august tuli siia, vaatas meil seda trenne, viisin, et vaata nooremaid ka. Minu eesmärk on, et 12-aastased, 13-aastased poisid läheks kuhugi suure raha eest Eestist tippklubidesse, mis annaks nagu klubidele finantsi ja noortele võimaluse nagu areneda kuskil heas keskkonnas varasemalt. Siis tegi natuke, vaatas trenni, tegi video ja saatis kohe Schalkesse. Tunni aja pärast oli mult ametlik kutse Schalkelt, kas Dima Ukraina poiss võib tulla testima. 8-aastane sai 9 ja läkski järgmine nädal, läks isaga. Läks Schalkesse, meie klubi kõige parim kutt nagu ja mängib aasta vanematega, aga Ukraina poiss on ju, me räägime keele, kus maast madalast see traditsioon. Ja siis läks Schalkesse, käis ära, nädal aega treenis ja Schalkest tuli mulle konkreetselt vastus, et oleks ta sakslane, sobiks meie meeskonda hästi, aga kuna ta on välismaalane, siis meil on täpselt samasugused kutid on Schalkes. Neil on 12 poissi grupis, neil on kogu piirkonna peale scouting, vaata. Neil on iga vanuse peale 2 treenerit, 12 poissi, ütleme 13-aastasel 12 poissi eliitgrupis, 2 treenerit ja 3 vanuse peale 1 koordinaator. Ja ta ütles, et öeldigi, et näed, et väga okei poiss, aga täpselt samasugused on meil. Ja meil on ta, siis ütleme siis, et Ukrainast tuldu on ju, aga meil on veel häid poisse, on ju, aga ütleme, see on minule nagu see, ongi see, et kuidas me peaksime nagu neid noori arendama, paremaks saama ja ma tean, et vähemalt me oleme Kaleviga viimase siis 5-7 aasta jooksul kõige rohkem poisse saatnud välismaale testima. Meie klubist on läinud välismaale poisid, et praegu ka siin Portugalist Mattias Käidi vend on meil tagasi Kalevis praegu 2 pool hooaega olnud Portugalis. Portos oli ja Rio Aves, et nüüd on tagasi Kalevis, et ei tea, kas jääb meile või mitte. Huvi on, jah? Ta on 2005, ta on juba 2 pool aastat olnud Portugalis. Okay. Praegu mängis 2005 mängis Rio Ave ainuke 2005, mängis päris terve hooaja U23-s, neid kõrgliigas ka seal püsima. Sain jälle kotti. Kuule, aga 1-0 ja see on väga viisakas ju. No jah, mul väravat tassis. Väravat tassis, jah. Aga ma näen, et ikkagi koos mängite halvemini. Mängime. Me ei saa aru sellest mängust koos. Meil on erinevad mängustiilid ka ja neid ühildada on võimatu. Äge. Kuule, aga siis ühelapselised pered, et mis siin muud üle jääb, kui Tromso võidu peale panna ja vaatame, siis sõidame edasi. Aga suured tänud. Ma arvan, et Tromso mängib kodus või? Jah. No, kodu väljaku eelis on neil ikka väga suur. No siis tuleb ära ju. Seda tuleb koefitsient. Kusjuures Tromso jäi eelmine aasta vist 4. või 3. Mina olen Norra Bronx Tromsoga. Meil oli ikka väga punt. Et medal on olemas, mängisime Euroopa liigat, lõin Euroopa liiga play-offis, group stages lõin Athletic Bilbao vastu värava 2-1 juhtimisvärava Atletico Bilbaos. Et kui ma 3 aastat tagasi käisin USA kolledži poistega Bilbaos, tegime tuuri ja mängisime seal, tegime selle Hispaania tuuri nagu. Siis Bilbaos tuldi staadioni tuuril, tuldi mulle öeldi, et tere Joel, et tean, et tuled, et lõid väravad, see on ajalugu kultuur. Ja ma lõin 2009, lõin värava ja 2021 lähed staadionile ja töötajad tulevad, ütled, et we remember, see Lorente mängis seal ja kõik need, et selles ma mängisin, ma lõin 2-1 mingi 25 pealt, panin alla nurka, 2-1 läksime juhtima. Oleks võitnud, oleks saanud Euroopa alagruppi
ma nutsin täiega peale mängu, mul oli uus leping laual Tromsøst 3-aastane, 3 aastat sai täis ja ma tegin enne play-off endale selgeks, et kui me gruppi ei saa, ma 6 aastat Tromsøs ei ole. Isegi ma olin parem leping pandi nagu lauale ja kõik muu, aga ma olin omale nagu sportlikus eesmärgis teinud omale otsuse ja mul ei olnud mingit varianti, kus ma lähen. Lõpuks see Red Bulls tuli lihtsalt niimoodi, et Norrast üks spordidirektor helistas, kuule, et meil tuli Hans Pake, Man City ja Mehhiko koondise endine treener, Man City treener oli ka ja et ütles, et kuule, et sa olid Norras seal hästi mänginud, ja et kas vaba agent, et kas saad tulla. Et lõpuks läks kõik hästi, aga tollel hetkel sai kahjuks ma elasin seda nii üle, sellepärast meil vist Lorente lõi mingi 88 värava ja siis saime veel 3-2 vist tala ka 93. Me mängisime tõsiselt hästi, läksime 1-0 ette, siis nad lõi 1-1, ma lõin 2-1 mingi 65-ndal. Äge. Nii on. Aga see on see ka sportlase elu ja Eesti mängijal, et kuhugi jõuda, peab olema natuke nagu õnne ka üldse. Kindlasti. Ja jopama peab ka. Eesti mängijal vist on nagu raskem jõuda ka selles mõttes, et juba sellepärast, et sa oled eestlane. Sul on täiesti õigus, kui ma ütlen ise, kui ma oleks näiteks Saksamaa klubi treener, mul oleks 3 samasugust profiili. Eestlane, rootslane, horvaat. Kõik täpselt sama, kõik sama. Mängija kabariidid, kõik sama. Pigem võtaks horvaadi, ütleme niimoodi, et selles suhtes ongi. Ja see ongi niimoodi, see ongi kahjuks täna on, et sul on samad kabariidid ja mina olen jäänud kahjuks lepingutest ka selle tõttu, et nad öeldakse mulle väga lihtsalt nagu niimoodi, et valitakse selle või selle vahel. Ja siis ma ise mängijana vaatan, tema on sealt kuradi traditsiooniga, sealt akadeemiast see on ja ei saagi . Võidakse särke ka Horvaatiasse mõni rohkem kui Eestisse. No võt, kas sa tead, vaat see Peksist rääkisime, et nüüd on Miami's ja see saade ja ma olin seal. Real Madridist otse läks LA Galaxy'sse David Beckham. President ütles, et mul kõik mängijad palgal, aga esimese hooaega Beckhami palga ja said peale särgimüügist. Kuna nad tegid ta ajaloo suurima lepingu, aga särke müüdi üle maailma, LA Galaxy peksi särke ja USAs ja müüdi nii palju, et ütles, et põhimõtteliselt ainuke mängija, kellega ei plussi. Nagu kohe see, et lepingu kirjutas nagu, et see teistele maksad palga ja mingid kulud, aga temaga oli kohe see, et särgimüük tõmbas kohe nagu plussi. Tore, võikski siia rääkima jääda Jooliga, aga mis kuradi graafika see on? Love is in the air. Päris pull. Kuule lahe, ma olen trenni. Kuule davai, ma olen tööle. Aga ma olen ka õigus, mul on ju trenn hakkab, esimese trenn Kadriorus. Tulge vaatama. Sa oled ka trenni või? Meie trenni tuled või? Ma võiks tulla teie trenni, aga kurat, ma mängin nii sitasti seda jalgpalli. Ma pole mänginud ka mingi aasta aega peale. Okei, aga sul ongi PlayStationil oled parem.